on kuulda või? Kuulda on, võib-olla alustad sellest tutvustamisest, kes sa oled? Ma olen inimene, planeedilt Maa, Midgard Maa. Isa pani mul nimeks Raivo. Olen läbinud nimeriitsuse, minu nimi on täna siis Vladimir. Ja see tähendab seda, et ma olen täiskasvanuks saanud. Meie maal varem oli siuke nimeriitus oli väga levinud, aga kuuldavasti 500 aastat tagasi kusagil läks see teadmine kaduma. Ja taustast nii palju, et me olen tegelenud meditsiiniga enamuse oma elust. Ütleme selle parema poolega, et nii nimetatud alternatiivid. Ei, päris ametliku meditsiiniga ja alternatiivi kah, nii nimetatud meditsiini kah, et mul on olnud huviks nõelravi ja taimeteraapia, homöopaatia ja need kogu see, minu huvi on olnud inimene, kuidas see töötab. Ja kuna ma juba väikse lapsena sain aru, et ma olen natuke erinenud teistest ka oma vanematest, kelle ma siis üritan saada vastuseid keerulisematele või vähem keerulisematele küsimustele. Ja neid ei saanud. Ja vastupidi, siis mulle tehti selgeks, et teatud küsimusi ei tohi küsida ja lihtsalt ma nagu vaatan asju kuidagi valest nurgast ja hästi vait olla ja siis ma olingi tükk aega vait. Hetkel siis õpin uuesti ülikoolis 5. aasta. Siis ainukene kõrgkool, mis on mõeldud Valgevene rahvale. Ja see on siis, õpetab neid asju, mida jätsid meile pärandiks meie kuulsad, targad, ülitargad esivanemad ja jumalad. Ehk ütleme, veedadest on jutt siis, nagu aru saate sõnaga, või kes on nagu uuri natukene, siis te ei leia veedasse kuskilt. Teadmisi ei ole olemas, need on ära peidetud, ära põletatud ja tänase inimese siis töö põhimõte on see, et sult võetakse ära kõik adekvaatsed teadmised ja õiged valemid, algoritmid ja siis sa pead vaatama, kas sa siiga hakkama saad ja kuidas sa siis hakkama saad. Aga õnneks üks kool on olemas maailmas ja hetkel olen siis 5. kursusel, 2 kursust on veel ja ilmselt sellega võib-olla lõpeb mu koolitee. Aga Mis sa õpetatakse? Meil on sellised erialad nagu inglis, mis on maailmataju, jutsism, maailmaehitus, religiooniõpetus, tähed, maad, aritmeetika. Kui koolis õpetatakse 10 matemaatika, mis on pärit Põrgust, allilmadest, siis meil on olemas täiesti selline kujul 16 aritmeetika. Ehk ütleme see matemaatiline mudel, baasmudel, mis on selle planeedi, Midgard Maa, kogu bioloogia ja bioloogilise elu aluseks. Et paraku koolis on 10 matemaatika, see on teise planeedi matemaatika. Selle matemaatika eest hoolitseb härra Sefirat, uurige, kes on Sefirat. Ka meie kelaplaat on tema jaoks nimetatud Siferplaat. Ja ka Eestis on olemas ju, eesti keeles on olemas arvud on numbrid, eks, mis vahet on. Ei ole üks sama. Ja ka eesti keel
on täna ladina tähtedega, arvutame rooma numbritega. Aga need ei ole pärit meie esivanematel. Aga võite hiljem võib-olla veel küsimusi esitada, aga ütleme täna ma siis räägiks natukene jätkuks Igorile, kes rääkis isevalitsemisest ja ma natukene võib-olla, ma ei kuulnud tema eilset loengut, aga ma võib-olla natuke räägin oma versiooni, kus ma näen sõnaga, kes on isevalitseja. Ja kui üldse mingi muutus kuskilt hakkab, see ainuke muutus, mida te saate ellu viia ja ka läbi viia, algab teist. Te saate hakata lahendama asju uuel tasandilt, kõrgemal tasandilt või siis jätkata vanamoodi peaga vastu planku peksta või siis üldse mida lahendada. Tõmmata nagu tigu, ennast keerale sinna mõnusalt karbi sisse ja öelda, et Janne Pritsam ja mind see asi ei puuduta. Aga isevalitseja on siis varem nimetati teda peremeheks. Ja mis siis vahe on sõnaga kodanikul ja isikul ja peremehel? Keegi oskab öelda, äkki polegi mingi vahet. Et me oleme praegu tegelikult saeaknas, mida nimetatakse Svarogi päevaks. Üks suur kosmiline tsükkel sai läbi, Svarogi öö. Ja ütleme Svarogi päeval et Svarogi päeval jooksevad mööda planeeti ringi ühed loomad ja öösel nagu metsas jooksevad ringi teised loomad. Olete kursis? Pilt erineb. Täna jooksevad siin veel ringi, no pakun kuni 140 aastat veel, aga võib-olla vähem. Need loomad, kes on öösel harjunud ringi sibima. Ja isevalitseja ehk peremees, ma saan rääkida selle pinnalt, palju ma tean oma juurte kohta minevikust. Et kes oli peremees? Peremees oli väga konkreetne mees, oma peres hinnatud mees, aus, töökas, tänapäeva mõistes siis läbilööja. Ja tal pidi olema teatud omased. Tal pidi olema lapsed, pidi suutma luua peret, ehk elama koos naisega, harmoonias ja selle tulemusena saama ainult hea kvaliteediga lapsi. Luuriseid ei olnud varem kombeks ilmale tuua. Ja ta pidi veel oskama ehitada oma maja pidamise ja pidi sellega hakkama saama. Ja tal pidi olema vähemalt 2 ametit. Ja üks amet siis headeks aegadeks, teine amet, kui head ajad saavad otsa või selle teenuse pakkumine ei ole enam aktuaalne, siis teine amet. Ta pidi oskama andma selle ameti oma poegadele edasi. Ja sel juhul ta võis saada oma peres hääleõiguslikuks inimeseks. Ehk igas peres on üks hääl, hääl otsustab. Ja varem oli siis oli külas omad reeglid, et valitses kogukondlik kord. See on väga karm kord, see kord tuleb tagasi. Ja kui te vaatate moslemite peresi, 15-20 last, 30 last, naised austavad mehi ja väga tugevad veresidemed. Oma vere hoitakse
üle kõige maailmas. Kõik vajalik tehakse ainult oma pere heaks. Siis te näete valge rahva eelmismudelit, mille meie oleme täiega ära unustanud. Ja oli siis kindlad reeglid, nimetame siis hõimusuuguna reeglistikuks. Need reeglid olid vastavalt siis sellele hetkele, kas karmimad või vastavalt sellele kohale, kus elati, vastavalt nende tingimustele, looduslikele, sõjalistele, majanduslikele tingimustele, olid lõdvemad. Igal juhul nad olid väga piiravad, väga suunavad ja midagi muud nagu teha eriti ei lubatud. Väljaspool neid reegleid. Ja miks see kõik nii karm on? Sellepärast, et mida me siin teeme? Ma võin rääkida valge rahva eest. Valge rahva jaoks on see planeet evolutsiooni lebimise planeediks. Selleks, et valge rahvas, kes on jumalate lapsed, valgelt jumalate lapsed, leviksid evolutsiooni edukalt ja väga kiiresti. Ehk ütleme heastumisest inimeste kuningriiki, kuni siin kõikide arengute läbimise järel saada edasi ülemesse heledasse ilma. See on leegide ilm, arleegid, aranid ja nii edasi. Ehk ütleme siin tuleb areneda jumalaks. Siin on palju pooljumalad liigub ringi ja tänapäevaste jumalate üks tunnusmärk on see, et väga tihti on neil kaks iseloomu omadest. Ahnus ja auahnus. Aga kõik need asjad tuleb nagu aru saada, läbi teha ja üleneda. Tänapäeval on see tehnoloogia nagu minevikku kadunud, kuidas saada jumalaks. Päris kindlasti tugeva kristliku taustaga maal sellest rääkida tundub jumala toetusena. Aga me olemegi erinevad kultuurid. Mis ühele on arusaadav, siis teisele ei pruugi olla. Nii et soovin, et keegi ei solvaks täna. Aga ma võtaks väikse ja nii palju sõnaga, et siis asjade lahendamiseks ei olnud kohta parem, vaid oli WC. Väiksem asi oli siis mingi külanaine läks tõmbas kella ja mehed pidid kokku kuulama, kas siis see on nimetada ringiks. Praegult on isegi vist säilinud see ting, kus käiakse trallimas. Meil oli ta ring. Ja võeti asi arutusele. Ja see oli kindlad mehed, kes seda võisid arutada. Kellel oli hääl. Ja hääl oli üks alati. Ja alati oli teada ka, et see, kellel see hääl on aus. Ja sau oli kõrgem kui elu. See tähendab. Kui sa kaotad au, valetad või varastad või teed midagi muud, mis ei ole nagu lubatud, siis sa kaotad mille? Sa ei kaota ja au, sa kaotad oma sellel kehas sulle ette näitud arengu ja energia. Sa kaotad liikuma panema potentsiaali. Sinu kehastus muutub mõttetuks. Sul ei saa mitte midagi teha. Aga naised on aga, kelle esimene ja kõige tähtsam ülesanne on sugukonna laste toomine. Kui naine, kes teab telekooniat, siis esimene mees võtab sinna oma templi ja järgmised lapsed saavad tegelikult selle mehe omaks. Kuigi hiljem, kui on päris isa, siis geneetika muutub täielikult 7 aasta jooksul. Nii et ka ormudest saavad kunagi päris lapsed isale. Ja kui tüdruk ära raisati, siis tüdruk eelistas vaba surma, sest temast ei saanud mitte kunagi täisväärtuslikku abikaasat. Ja sel juhul kehastus on mõttetu.
me oskame väga lihtsalt uue keha luua sõnaga ja aega siin mitte kunagi tegelikult raskamasi käidud. Evolutsiooni on võimalik läbida, kui on väga vormid, täpsed reeglid teada, tehnoloogiad, õpetused, teadmised 3000 aastaga. 3000 aastaga selles hetkest, kui loomariigist tullakse inimese riiki ja aga pole keelatud ka see maalaseks jumalaks saamine 10 000 aastaga. Järgmine periood tuleb pärast seda, kui siin veel pilved tihenevad ja suur puhastus tuleb. 10 000 aastat tuleb väga rahulik aega. Igavat aega tänasega võrreldes. Aga väga paljud ka teie seast ilmselt saavad jumalateks. Mis on oluline isevalitseja instrument, peremehe instrument? Minu jaoks on see tahe. Ma teen väikse kokkuvõtte siin, vaid huvitav, et me oleme kõik kirjutanud elus omal igal pool avaldusi, aga on olemas ka tahteavaldus. Olete kuulnud? Avaldus ja tahteavaldus. Mis on vahet on? On vaja või ei ole vaja? On ikka, jah. No, igal avalduse kirjutajal on mingi soov, kui ta avaldus. Just, jah. See soov võib olla nii-öelda tahe midagi, mida iganes saada, teha, organiseerida, anda, võtta. Jah. Tahtega on see asi, et tahet omades saab luua. See on Jumala lapse tööriist. Aga ma loen selle ette selle väikse sissejuhatuse, siis äkki on pilt selgem. Meie esivanemad, pean siin silmas valge rahva esivanemaid, ei kirjutanud ilmselt kuigi tihti, millega saamiseks avaldusi. Kehtisid lihtsalt põhimõtted ja peamine oli sõna, mida peeti. Seega polnud ka vajadust salvestada seda, mida keegi ütles või lubas, ega millegi saamiseks või omamiseks tõenduseks polnud kuigi palju paberid. Kõik muutus teemonide tulekuga. Siis koos nendega tulid ka nende lahutumatud kaaslased, valelikkus, varastamine, tapahimu, võõra vara jumustamine ja võõra tööviljade peal parasiteerimine. Selgituseks siia, et valge rahva esindajad on 100 miljonit aastat vana tsivilisatsiooni esindajad ja otseselt valgete jumalate järeltulijad, kes on pärit ülemistest heledast silmadest. Meie vastandiks on teemonid ja järgased ja neid esindavad täna meie planeedil Midgard maal kloonitud hübriidid, kes peavad õigusega oma esivanemateks ahve ehk homo sapiense. No koolis ju õpetatud, meie esivanemad on ahvid, minu omad küll ei ole. Õpetamad on. Sest nende genoomi on sisestatud ka ahvigeenid, et muuta neid just selliseks nagu vaja. Klooniti need hilishybriidid alles 2000 kuni 3000 aastat tagasi ja nende kloonimine siinmaal jätkub. See on oluline nüanss, sest ka meie maal on enamik ajajaksetest ikkagi vaid kloonid. Kui valge rahva esindaja arsenalis on keha, hing, vaim, tahe ja südametunnistus, siis kloonides biorobotitel on ainult keha ja hing. Ja see hing on ka üsna primitiivne. Neil puudub üks peamine looja instrumentides, milleks on tahe. Puuduvad ka südametunnistus ja ühendus vaimuga. Südametunnistust neil pole vaja, neil pole. Ja siis on ka arusaadav, miks ühendus vaimuga, miks nad käituvad nii ebainimlikult nagu ametlikud, poliitikud, teadlased, arstid ja nii edasi vahel käituvad. Miks nad on nii kalgid ja külmaverelised. Ühendus vaimuga puudub kloonile samuti. Ja Jeesuse katse seda neile pakkuda lõppes nii, nagu te juba teate. Hea tegija saadeti listile järele mõtlema. Kui üks olulisemaid erisusi valge rahva ja klooni vahel on tahe. Kuhu see kloonile kadus?
see pole kuhugile kadunud. Ja seda pole neil mitte kunagi olnudki. Selgituseks vaatame ajalugu ja võrdleme need kahte. Kui monaad ehk Shivatma, kes teab, mis on Shivatma? Ütleme nii, et ma küsin, kes sa oled? Jah. Looja osa maa peal. Okei, selle nimi on Shivatma, väga õige. Ja sa ei öelnud, et sa oled keha või sa oled isa või sa oled vanaisa või õpetaja või harjutaja. Jah, sama looja osakene, tulesedemärkene, mis on ainuloojast eraldunud, mis asub tegelikult siin selles ruumis, mis on purunematu, uppmatu, teda ei ole võimalik põletada, purus tampida. Ja ta on 10 000 juuksekarvast. See olekski sina. See osakene siis Slaavi aladel on ta nimi monaad, aga Indias öeldakse tema kohta Shivatma. Ja vaatame neid kahte eraldi ja kui monaad ehk siis valge jumala osake alustab individuaalset teed ja nii-öelda eraldub elus osakesena ainuloojast, kelleks on Ramha. Siis see läheb ja võtab teadmiste ookeanist aagast. Eesti keeles on selle nimi ilmselt põrm. Ühe tilgakese teadmistega, milles on kogu senise universumi informatsioon ja hakkab seda oma geostamiste käigus lahti pakkima ja kogema. Monaadid katavad end valgust katva peenainega, sidenedes kõrgematesse maailmadesse. Ja monaadil on koheselt olemas tahe. See on valgetel omadel omane. Ja see on siis, kui on olemas tahe, saab kasutada südame tunnistust. Mis tähendab kõrgemate korrastatud heledate maailmade seaduste järgimist. Me toome sisuliselt ülevalt parvi ilmast, kõrgemast jumalikust ilmast selgeks saadud teadmised, seadused siia ja hakkame neid rakendama. Ma olen aus, ma olen töökas ja nii edasi. Ja siin nimetatakse seda kompleksi südametunnistajaks. Teemalide lastel, ka primitiivsetel kloonidel puudub tahe ja neid piirab nende primitiivne tööprogramm, mis hoiab neid kindlates raamides. Neil ei ole ka ühendus vaimuga, et leida lahendusi, nii-öelda konsulteerides ülakorraliste tegelastega. Ja nad saavad toetada vaid loodud teislikele konstruktsioonidele, milleks on haridus, teadus, meditsiin, religioon. Mis on juba eos loodud pettused. No ütleme nii, et imitatsioonid. Kui pettus siin maa veel täna õpitaksegi, nii usuvad kloonid igal juhul ametlikku loedeemonlikku seisukohta, kui usuvad mõne kõrvaseisja head praktikat. Kloonide pärast tuli luua ka seadused, mis primitiivsed kloonid kippusid kergekäeliselt tapma, varastama, valetama ja muid neile omased iseloomujooni kasutama ning see oleks ilma piiranguteta isegi teemonite loodud ühiskonna katastroofini viinud. Kui inimesed on tehtud kõrgemate maailmade ehk saguolide mateeriast, siis teemonide kloonid on tehtud põrgumateeriast, mille nimi on Siara. Inimesed ja kloonid on kaks täiesti erinevat bioloogilist liiki. Inimesed on sisinikupõhised bioloogilised organismid ja kloonid on renidioksiidi põhised. Ühiskonna saabki luua ainult siis, kui on piisav hulk kloone mingil maa-alal. Ja see on need hingetud on nõus ramama mingi paberilipika ja hommikul kella 6 õhtul kella 12. Ja kui saab vahepeal veel manustada toniseerivaid alkohole, narkootikumi ja teisi joovastavaid jälkusi, siis ravavad kuni surmane niimoodi. Saatan peitub detailides ja detailid on väga olulised. See pealkiri avaldus versus tahteavaldus on üks näide. Kui inimene avaldab oma tahet ja selle kirja paneb, on selle nimi tahteavaldus.
kui kloon ei saa avaldada seda, mida tal ei ole. Tahteavaldus oli varem näiteks omandi pärandamine. Kloonide tulekaga kadus sõna eest tahe, alles jäi ainult avaldus. Ja nüüd saavad ka kloonid oma soove avaldada. Kui soovivad näiteks prügivedu tellida või mingil muul moel moodne välja paista. Kuidas see meie kogukonna loomisega seotud on? Väga otseselt. See asjade algpõhimõtted mõistmata ajalugu on meil kustutatud ja ajust liikuvad teemade poolt antud programmid ei pruugi me mõista, mida tahame või kuhu me läheme. Kuhu me ikka läheme? Mis sa arvad? Kuhu me läheme? Tagasi koju. Aga suures plaanis. Juurde tagasi. Me ei tee mitte midagi uut siin maailmas, mida ei ole kunagi tehtud. Keegi arvab, et on originaalne, siis eksib väga. Et kõik on siin maa peal ära tehtud selle maa ajalugu, mis on kirjas 1,5 miljardit aastat meie esivanemate saabumisest, kinnitab seda. Ikka juurde tagasi, jah, me ei suuda välja mõelda mõnda muud elamise viisi meie planeedil kui see, mis oli meie kutsude esimadel. Meil ei ole seda vaja, sest põhiülesanne, milleks siia tullakse. Siin on 27 planeeti ümberringi, kus käiakse erinevaid asju õppimas. Siin planeedil on üks asi, mida peab selleks saama. Vaimne tee, eks jumalaks saamise tee. Ja me nimetame täna evolutsiooniks. Mõeldakse muid asju. Kui me kaotasime aegade jooksul mälu ja kommestiku ning lasime hingetadel ennast defineerida kehadena ehk virvadena võrdub korporatsioonidena. Ja see on, et korporatsioonidega saab teemanik ühiskond kaubelda, suhelda. Meie passid, juhiload on meie kehalise omandi loovutamise akid. Ja meie peame hakkama nüüd tõestama, et meie ei ole hingetud kloonid ehk listrahvasorjad, kellel ei teki mitte kunagi ühtegi õigusse, kellel ei kuulu ka mitte üht alateid maad meie imeelus on Midgard maal, kelle uimunud peremehed me tegelikult oleme. Kuid me alles alustame vaevalist ärkamise protsessi. Me peame õppima suhtlema ühiskonna ehk liigiga ja saama selgeks toimivaid lepingu näidiseid ja suhtlemiskeele. Siis meil on vaja alles jääda. Kui me seda selgeks ei saa, siis me kaome. Kui saame, siis oleme võimelised taastama taaskord kõrgtsivilisatsiooni ja alustama Svarogi päeva väärikalt oma sugukondadega. Ja kui meid on tahetud orjastada, messida meie füüsilist keha võõrasse omandisse juriidilise abraga, siis meie peame lahendama selle kõrgema tasandi. Siis alates hinge tasandist meid enam orjastada ei saa, sest meil on tahe. Jah, hinge saab kaalustada, kui tegutseda nende tuhandete Katrinite ja Ainerite kaubalduse järgides. Hinge saab teemadele maha müüa, kuid sellega kaasneb alati vähemalt 65 000 aasta pikkuse evolutsiooni kaotamine ja monaad ehk süvatma alustab nullist, kui üldse alustab. Kuid hinge tahte vastu see mitte üks teeman, vaid ainult hing ise valib endale sobiva tee, kas siis allilmadesse või ülespoole. Niisiis õpime suhtlema demokraatliku ühiskonnaga ja hakkame tasapidi tagasi võtma kõike meile kuuluvat. Aga meile kuulub see planeet ja mitte omandina, vaid kui kaitsealuse objektina. Mulle väga meeldis, keegi ütles see Emakese maa kohta, kuidas ütles, et see, kus me täna kõnnime, see on Emake maa, see on elus olend. Ka meie jumalad ütlevad meile, inimesed, elage kooskõlas loodusega, paljendades seda, mitte hävitades teda. Mida teeme meie? Meie kõrval olevad. See materjal tugineb vedadele ehk laiemast natuke orientiiri. Selgitest tausta. Kõik, mida te täna näete või kogete, on paratsiidide poolt meie teadmiste pahupidi pööratud versioon, mis on seotud ametlikuks ideoloogiaks ja mille nimi on Kristus. See kattis kinni valge rahva teadmised, elulaadi ja kombed.
meile öeldakse, et rahvas on võimukandja ja see on paljas sõnakõlks. Siis kui keegi läheb enda õigusi otsima, siis ta neid ei leia. Saladusvahend on selles, et kui vaadata seda, kuidas 16 meest paavsti tema tooliga kannavad ja sellegi ringi kerrutavad, siis näete, kuidas võimu kantakse. Lavas on aga täna võimu allikas ja samas sellega koos siis ainult võimukandja. Aga tegelikult on rahvas võimisem. Täna me enam ei saa öelda, et rahvas on võim, vaid õnneks selle võimalik. Valge rahvas saab võimaluse, kui ta tahab hakata kasutama oma võimsat tööriista, milleks on tahe. Siin juhul saab ta alustada ise valitsejaks ehk peremeheks olemist. Positiivne muutus algab individuaalsel tasandil. Igaüks kas hakkab avaldama tahet, saab liituda teise tahteavaldajaga ja kui neid tahteavaldajad on piisavalt, saavad nad hakata looma positiivseid muutusi enese säilitamiseks. Ja see on täna peamine eesmärk. Isevalitseja vastutus tähendab igapäevast kogukonna teenimist, mis tähendab endale võetud kinnete ja ülesannete igapäevast täitmist, et täita kõik vajaminevad ametikohad, mida on vaja kogukonna toimimiseks. Kogukonna teenimine on aga tähtsam kui elu. Nii ütlesid meie kuulsusrikkad esikonnad ja nii peame ka meie oma elu elama. Kes on kogukond? Ma olen kuulnud siit ja sealt igal pool räägitakse kogukond ja keegi tegelikult ei ole nagu aru saanud. Ei ütle seda, mis kogukond on. Kes teab, kes on kogukond? Mis on kogukond? Koos toimivad inimesed. Need on kus sul, Kalev? Kus nad on sul? Kus nad on sul? Kus nad on? No, kogukond ei ole alati füüsiliselt ühes kohas. Tänapäeva infosüsteemis võivad nad olla teisel pool maakera isegi, kui ta on nii-öelda vaimselt, intellektuaalselt ühendatud. Ei saanud vastust. Kogukond on tegelikult sinu sugukond ise nimega. Kogukond on, sinu kogukonna sünnib sinu naine. Ja kogukond tähendab alati veresidet. Vereside tähendab seda, et on usaldus inimeste vahel. Kui veresidet ei ole, siis on mingi leping, kokkulepitud reeglid, aga see ei tähenda 100% usaldust. Kui see on, mis vanasti olid, vaadake praegult, kus käib sõda, seal on ju need külad. Kuna ma ei saanud aru, aga külad olid vanasti ju, siiamaani olid. Oli mingi Semjonovka, kus elas 1500, 500 miljonit inimest. Ja see oli mingi mets vahel, oli järgmine küla, Ivanovka, 1 miljon inimest. Ivanovka. Selle kogukonna lõi kunagi ammuni esivanem Ivan või mis oli, või Semjon. See kõik on üks vereliin. Valge rahvas ei või ainult, ütleme, väga lähedastega saada lapsi, aga see jutt, et sugulastega lapsi ei saa, see on loodud parasiidide poolt. Ja vereside on hästi oluline. Muidugi meil on praegult iive negatiivseks kogu see, mitte nüüd propaganda, aga siis kogu see elutsükkel on selline, et minnakse kuskile getosse elama ja korrusmaja toodi selleks, et iive alla tõmmata. 2-3-korruses toases korteris ei ole võimalik lapsi, seda rohkem on 2 tükki. Ja siin on kõigepealt tülid laene. Et tahteavaldaja elab alati omal maal, tal on oma majapidamine. Ja tal on tegemist seal nii palju, et tal ei ole aega tööl käia. Tööl käib ori ja orjal on kõige suurem küsimus vabadus. Aga meie oleme tegelikult sündinud vabana ja kui me oleme ennast lasknud ka nimetada kodanikuks või isikuks või orjaks, mis iganes, siis meie seest tuksub vaba rahva valge
kuulsusrikka rahva vaba süda. Nii et ma üldse ei kahtle sõnaga, et siin on olemas piisavalt jõudu sõnaga, et taastada kõik see uhkus, mis kunagi meil oli siin. Et selleks ongi see, et kui palju neid sarnaseid kokku saab, kes on julged, no ma vaatan sõnaga, kas tehakse nagu sellised mõttetud tegevusi sõnaga ja lahendatakse probleemi sama tasemel, kui probleem tekkis, eks ju. Me võime öelda, et meil riigis on probleem metsaga, eks ju. Ma küsin nagu metsakaitsjad ja igasugused MTÜ-si ja tegelasi, kes korjavad raha ja teevad kohtused mõtlevad, aga metsa ei päris vähem, eks ju. Aga tulemust nagu ei ole, eks ju. Ja kaua sa pead nagu taas vastu sinna planku sõnaga, et no seal ei ole tulemust, no. Mets kaob. Aga metsal kaob meie vägi ju. Meil on hiielt, mõelge sõnaga, kui palju meil on isegi IT-kaart, eks ju. Meil on pühapaikade kaart, meil on mingid kivid, meil on mingid kohad, väekohad, eks ju. Mingid väepuud, eks ju. Me mäletame neid, eks ju. Aga me ei tea neid inimesi sõnaga. Siin ei ole mitte ühtegi inimest täna, kes oskab hiid ehitada. Tead sa mõnda? Aga kui nad jäid? Viidi Siberisse. Äkki nad seal tegid uuest viisi. Aga siit need inimesed viidi minema, seda kadusid ära, kes ehitasid viisi. Olete mõelnud selle peale? Aga meil on sookonna mälu sees olemas. Ma tean, et seal ei tohi oksi murda, seal ei tohi küttida, seal ei tohi palju asjada, ei tohi puuksulasta midagi iganes. Et mul on see kõik olemas, eks ju, meie sees. See teadmine ei ole kuskil kadunud. Kui teemanud korjavad meie kogetu informatsiooni kokku ja pakivad selle kokku, nende asi on kokku pressida, eks ju. Ja see info läheb siis sinna aagasse. Ja nemad siis pressivad selle kokku, selle nimi on arhiveerimine. Arhiveerimine ooga. Arhiveerimine on selle lahtipakkimine. No arhiiv, eks seal on palju asju, eks. Meie sõnad on nagu alles, eks. Palju sõnu on Eestis on alles sõnaga ja eesti keel kunagi oli ka ruuni keel, eks ju, ennem kui ta läks Porgu latiinitsasse. Ja ka see maa on saanud väga kuulsate meie esivanemate järgi nimetuse. Kui te loete Inglingide saagat, see on üks vähesest sõilinit Veda raamatutes, siis seal on kirjas, Eesti kohta on päris palju huvitavat, mitte palju, aga leiate. Kuidas siin Rootsi kõnnil nupp maha võtti. Ja seal on ka mainitud asja. Asja on siis maa peal käib valge jumal. Ehk ta on jõudnud arengutee evolutsiooni tulemusele. Tänu sellele, et ta kasutas neid teadmisi, mis oli teatud meile esivanemate poolt ja pakiti peedadesse, kasutas neid, sai maa pealseks jumalaks. Ja kui neid on palju, siis Eestid olid assid, nad olid asside soost, öeldi. Kõige kõrgem inimese level siin planeedil. Ja nad tulid Altaist minust kuskilt Siberi kandist ja tulid siia vähemalt peatselt siin ja teatakse, et nad on Eesti aladel elanud. Ja meie aladel on üldse väga palju sõnaga huvitavad meie jumalate kohta ja ka siit läinud peameeste kohta, kellest on hiljem saanud jumalad. Odini kohta on palju, Toori kohta on palju. Ja kui hakata edasi lugema, seal on palju asju selle maa kohta veel. Ja mis ma ütlen sõnaga, et planeet Maa on ka täna ideaalne treeningsaal. Võttuge neid teemaneid kui oma õpetajaid, mitte kui oma vaenlasi. Ja te suudate hakata arenema. Et ei ole olemas
siin meie maal ilmas on 3 teadmistasandit. Esimene teadmistasand on väga lihtne ja on jaotatud 2. Kõik teavad seda, eks ju. Mustvalge, hea halb, ainemees, ja nii edasi, suhkursool. Ja selle järgi nagu siis, mis nagu pimedas poole peale jääb, on nagu halb. Järgmine tasand on 3, seal on võimalused must, valge, hall, ei ja või. Ja järgmine on juba 7. Ja mida ülespoole, siis seda rohkem neid tasandeid tuleb kuni 100 000 välja. Kui teil on nagu mõttes algoritm töötab ja autate maailma heaks ja halvaks, siis alustasite oma arenguteed. Ja kui teil kunagi on 100 000, siis on arvatud selle peale, kus te kunagi olite. Tahan öelda seda, et mulle väga meeldib see seltskond, kes täna siin koos on. Tõeliselt hea tunne olla siin koos. On ka mitmed vanad tuttuvad ja nüüd ka uued tuttuvad. Ja mis ma oskan soovida? Meie teadmised on tegelikult alles. Neid on võimalik õppida. Ja mina ei ole mingi õpetaja, et viisasult Veda koolis õppimist annab mulle ja minu sugukonnale ehk mu perekonnale võimaluse jätkata. Sest meie esivanemad ütlesid meile väga palju tarkusi muidugi. Aga ühe tarkuse, mida ma soovitan meelde jätta kõigile, on 2 suurt põhimõtet. Ja esimene põhimõte on pidada pühaks oma jumalad esivanemaid. Ja teine suur põhimõte on hoida loodust ja elada temaga harmoonias. Paljundades seda, mitte hävitades. Kõik need planeedid, kus me oleme läinud ja selle 2 põhiprintsiibi vastu eksinud, oleme me hävinud. Seekord me vaatame, kuidas läheb. Et ma väga loodan, et teie kõikide sugukonnad jätkavad zooloogiapäevas ja teie kõikide sugukonnad ja väga võimsa tõusu. Ja mis puudutab siis nende isevahelisete rolli, on siis need, kes on nagu aru saanud, et asjade lahenduseks ei pea minema kohtusse või ametlikul unima või kord nendega sõbraks saama, vaid asju saab lahendada järgmisel levelil, järgmisel tasandil. Ja see on just see, millest Igor rääkis. See on see, et ma muudan mõttelaadi. Ma ei ole see kodanik või see isik või see, keda trahvitakse või keda ruineeritakse, eks ju. Kes sellele vaatamata aru ei saa, miks see pull õõmub, eks ju. Aga vedad ütlevad, et see aeg, kus sa täna oled, see on väga raske aeg. See on äärmiselt raske aeg. Aga see on kõige parem arenguhüppedel. Nii kui slaavlastel on üks ütlus, et haug on järves selleks, et linaks magama ei jääks. Ja selleks on ka teemonid täna siin meil ussitamas, õrritamas, meile igast sopa pakkumas ja kõigil sellest võib keelduda. Kõik seda tuleb mõista ja kõige lõpuks peab igaüks eest saama ühe asja. Saavutama terve mõistuse. Ja terve mõistus tähendab seda, et ma lahendan asju alati õieti. Terve mõistuse jaoks on 3 kriteeriumit. Kas see asi on juba kirjas vedades kuskil?
kui sa ise ei oska vedas lugeda või üldse lugeda ei oska, sa lähed püha mehe juurde, seal vanasti preester, tema pidi sulle ette lugema selle koha, kus see küsimuse vastus oli olemas. Või siis näitame selle koha sulle. Sest vedas on mis kirjas, see ei ole ainult selle planeedi praktika. Aga see on kõikide planeetide praktika meie galaktikas, kus on valge rahvas elab ja neid on 10 000 planeeti kuskil. Ja selle vahe siis lülikaga on see, et vedas on kirja pannud ainult õnnestunud praktika. Mitte ühtegi ebaõnnestunud praktikat ei ole, eks. Aga meid pannakse hommiks õhtuni ja lapsest peale õppima ebaõnnestunud praktikat. Kui te lähete loete mingi raamatukogu Ati too läbi, siis avased sealt 2-3 pärlit. Ülejäänud on kellegi ebaõnnestunud praktika. Või kes vaatab telekat või mis iganes. Seal on või sporti või seal ei ole ju õnnestunud praktikat. Siis teine kriteerium on, mul peab olema isiklik praktika. Ma pean, ütleme, kui mul on see asi korra juba levidetud, on see asi mul selge, kui ma seda asja uuesti näen, siis on asi selgeks. Keegi tuleb küsima, ma ütlen, et see on nii töötab. Ja kolmas kriteerium on see, et kas seda informatsiooni kinnitab ka mõni autoriteet. Ehk ütleme siis selle ala spetsialist. See on selge, et kui ma tahan mingit kooki küpsetama hakata, siis ma ei lähe seda küsima Kalevi käest, eks ju. Tema on leiutaja, eks ju. Tema käest ma küsin hoopis teisi küsimusi. Aga näed, eksisin. Aga põhimõtteliselt, kuna ta ei ole pagal, sa võib öelda siin väga häid või mitte, ma lähen kondiitri juurde. Et kui 3 kriteeriumit ja kui teil on mingi küsimus, mingi ülesanne, ja need kõik 3 kriteeriumit langevad kokku, siis võite olla 100% kindel, et see asi õnnestub teil. Kui teil üks kriteerium ei lange kokku, on puudu, siis võib õnnestuda, aga võib mitte õnnestuda. Kuna meie esivanemad inimesed aega väga, et alati jälgisid seda, et oleks 3 kriteeriumit täidetud ja sel juhul oli kõik jumalad rahul olevad ja inimene sai alati hea tulemise. Ja nüüd, kui ütleme, me hakkasime kukkuma, me ka täna degradeerume edasi, sest täna planeedi energiad on sellised, et nad väga ei soovi. Ja agressiivne keskkond, mis meie ümber luuakse, ei teenima ainult ühte eesmärki, et jumala pärast ei ärkaks, et oleksid haiged, tegeleks oma haigustega, oma probleemidega, oma mingid jamadega tegeleks. Aga te ei hakkaks uurima või edasi või midagi muud põnevat. Aga üks näide on see, et kui kukkus ja kasaga tal oli siis selline, pandi selline ametimees tööle, kelle nimi oli Esaul. Ei kuulnud. Esauli asi oli, tema oli siis see, kes pidi jälgima seda, et tal on terve mõistus. Ja kui oli mingi küsimus, siis preesid enam ei olnud, aga oli Esaul ja mindi tema juurde küsima ja tema kasutas alati sama skeemi ja 3 kriteeriumit pidi alati kokku langema. Ja andis siis hea nõu. Ja ülejäänud võisid olla siis juba rahulikult degradeerida. Et eks meie ajalugu on väga kirev, väga põnev, väga huvitav. Ja ma olen Eesti alade peale kohta nagu väga palju saanud teada, väga huvitavat asja. Ja millest nagu täna alustada. Üks asi on see, et te peate
mitte väliste atribuutide järgi meenutama peremehi, vaid oma sisemise järgi. Hakkama peremeheks, isevalitsejaks, autonoomseks, majanduseks üksuseks. Sellest, kes veab oma sugukonna kindlakäeliselt evolutsiooni. Sforoloogi päeva sellesse, kuhu me jõuame. Täna on võib-olla tundub natuke vara rääkida sellest, sest ütleme, planeet on puha 140 aasta pärast kuskil oletuslikult. Et räägime siis, aga täna on just see, et meie põhiküsimus, kas me jääme alles ja kui me jääme alles, kui kauaks me alles jääme. Ja kui me jääme kauaks saame alles seda, selle ainuke garantii on kvaliteet. Sellega on teadmised, sellega on kindel tahe, julgus ja peremehe tunne. Teie olete selle maalapikese kunagise kuulsusrikaste sugukondade kuulsusrikkad pojad, kuulsusrikkad tütred. Vaadake peeglisse, kas te kannate selle välja. Ja kui ka ei kanna, pole mitte mingit vahet. Siin on sees niivõrd kõlad geenid. Teil on valge rahva geenid. Ja geenid on täna planeedises vähemuses. Ja kui meie läbi meie tahte ja südametunnistuse ja vastavalt sellele meie käitumisele suudame alles jääda, siis need geenid on teile toeks. Ja kui te vaatate, siis teeme nüüd täna nagu meie geeni siivadki. Meil on 3 kaitset. Esimene kaitse on vaimne kaitse. Preessid langes esimesena, teadmised kadusid. Teine kaitse oli meil sõdalaste klann. Need ka hävitati. Viimased kuldse ordu liismed pidasid lahingut veel Moskva aladel aastal 1820, kus langes viimane naispreester, valge. Ja nemad on siis need, kes suutsid säilitada veedad, viimased valge rahva teadmised. Saad aru, kui unikaalne juhus see oli, et kõik ei kadunud korraga. Ja kui võimsad nad olid. Ja 3. kaitse on meil geenid. Viimasena ründab parasid geene. Noh, tuletame siis meelde, mRNA ja muud geenidega seotud nimetused. Või ütleme nii, et kogu see nafta keemi, mida sisse kalatakse, on pangad ja söökühvitega. Ja solktoit, Coca-Cola ja kas see Coca-Cola, eks noh. Mis seal see 1% saladust on, mida kompanii ei avalda? Või uurid selle saladuse järgi, kui te teate, kuidas olid raamas oma kormad peseb. Saate ka teada selle, miks Coca-Cola maksavurustab. Mul oli tore sõber oli, ehitaja, aitas mind palju. Suri 49 aastase vanuselt, maksa back. Viina ei olnud, suitsu tegi, aga Coca-Cola 2 pudelit oli kogu laual. Kui on teada, et see tapab maksa ära. Ehk ütleme nii, et meie ei tohi juua verd ja süüa verega tehtud toite. Siis tulevad meisse tõved ja haigused. Nüüd, kui me suudame kaitsta oma geene, millega? Terve mõistusega, teadmistega. Ja ilmselt ainult kõige ärksamad saavad sellest aru.
kui neid sellest aru ei saa ja ütleme nii, et minu teooria järgi see nende jaoks mõeldud ongi. Sest nad tuleb siit ära juhatada. Aga geene me ei tohi muuta. See on meie ainukene varandus üldse. See on see, mis laseb meil tulla siia planeedile läbima evolutsiooni. See on meie garantii samaks jumalaks. Ja kui te täna vaatate Eestimaad, siis ma vaatan Eestimaad ja ta öelda, et süda tegub verd. Aga vaata, mis siin tehakse. Kuulake ära kindlasti 10. juuni maarahva või mis ta oli see Timo Karause podcast, kus Mats rääkis 4,5 tundi tuugenidest, tuulikutest. Jah. Ja saad aru sõnaga, mis plaanid teil tegelikult on? Ei, nad võtavad vee ära. Aga kui sa võtad vee ära, millega sa, kuidas sa elad selleks? Ütleme nii, et neil on mitu plaani. Mitte ainult vesi, eks ju. Ei, mitu plaani. No saab veel mürgitada ju. Ütleme, tuugenidega tõmmetakse kogu see mürk liikvele, arsiinid, elavõvedad, kõik see jama, mis meil maal on, eks ju. Meil on maal ainult kuld, hõbe, rubiinid, toorium. Meil on väga palju asju maa peal. Ja vaadake nüüd kaarti. Kirde-Eesti planeeritav sõjatööstus. Türgi. Üks hullemaid keemiareostusi, kus paisatakse õhku 1000 tonne 1000-aastaseid kemikaale. Kui see maa ära hävitatakse, siis seda maad ei saa järgmised paar tuhat aastat kasutada. Kagu-Eesti juba käib mürgitamine. Kõigi neil lõhtamiste ajal, eks ju, on tunda õhus seda kirbet lõhna. Need on 1000-aastased kemikaalid. Seavad sinna pinnasesse, lähevad pette. Seal on kantserigeenis, need on viletust tekitavad, kõike haigust tekitavad. Nüüd see, kus mina elan, Ermistusse. Siin on planeeritud ehitada Euroopa suurim moonaladu. Suurim. Euroopa suurim. Ja kõrvale RDX lõhkeaine tehas ja veel mingid tehased. Ka TNT tehas. Ja need tehased on nii mürgised, et neid väga paljud riigid ei luba oma territooriumile. Sa võtad 3 punkti. Pluss tuulikud, pluss 5G, pluss kaugloodte elektriarvesti, pluss mittemahe põllumajandus ehk mullastiku hävitamine, pluss ütleme ravimid, siis kõik lähevad mulda. Aga kuidas me 50 aasta pärast siin elama hakkame? Aga võib-olla ei hakkagi. Nüüd kui vaatate USA kaardi, siis kaevanduse kaardid on ju ammu juba olemas. 2040 Eesti kohal on üks suur auk. Nii. Kus need peremehed kadusid siis? Ja see on nende plaan, eks ju. Ja mis meil on puudu? Meil on puudu meie plaan. Selle plaani me teeme. Meil on teine plaan. Nende plaani meie plaanidega ei kattu. Lihtsalt ei kattu. Ja kuna meie oleme võimsamad, kes saab meid peatada. Kui meie ütleme, et see koht on meie arenguks ette nähtud. Me sindisime siia selleks, et siin teha evolutsiooni. Meil ei ole teist kodumaad. Teie riik on see territoorium, jagage seal raha ja tekime saata. See on meie maa-ala. Meil ei ole teist kohta. Kuhu ma lähen?
Somaalias ja küsin neegri käest, kuule, et äkki müüd mulle või. Aga seal on teised energiat. Valge inimene saab areneda ainult põhjapoolkeral. No põhjapoolkeral. Ja siin on meie jaoks positiivne. Magage pea põhja alati. Siis põhjast tulevad siiamaani meie jaoks vajalikud vaimse energia, vaimsed tööd soodustavad energiat. Aga lõunapoolkeral on meie jaoks negatiivne. Me ei saa seal elada, ei saa areneda. Ja kui ütleme sõjatähest ehitaks niimoodi, et tehakse KSA, keskkonnamõjude hindamine, kus siis oletatakse niimoodi näkku inimestele, et kukub pikale, nagu arvatakse mingid iseklassi lapsed. Ja kui tehases tekib uus aasta, need samad 30-40 ülimürgist ühendit, vaadaks seda nimekirja, see on katastroof, mis sealt lenda läheb. 5,5 tonni läheb lendu iga aastal, see on miinimum. Ja see ei lähe atmosfääri, vaid see kukub sinna tehase territooriumi värava taha. Nad ise lämmuvad selle mürgi kätte ära. Meie jääme puutumateks, kui seda kõrval elame, eks. Siuke on keskkonna hindamise dokument. Kui sa seal 800 pauku polügoonil seisid oma räpast lõhkeainet, mis paiskab õhku uues aasta, 800 vibratsiooni, mis peaks sassi, kõik veesooned, kõik puurkaevad, salvkaevad unusta ära. Enne kui see solk hakkab kaudesse tilkuma, lähevad kaevad sõnaga täis seda sõnaga, mis on selle kihtide vahele aastatuhandedega salvestanud. Sama, mis on tuulikutega. Sama mehhanism. Et ütleme nii, et ülesanded on karmid, aga lahendatavad. Ja lahendatavad on nad ainult sel juhul, kui te ei järgi sama praktikat, nagu on siiamaani tehtud Eesti metsa kaitsmisel. Ma ei ütle ühte kalba sõna, kelle kohta sealt. Nad on teinud seda südamega, hingega, aga on teinud seda valesti. Täiesti valesti. Kui oleks teinud seda õieti, oleks metsa alles. Ma olen sõitnud palju ringi, viimadel vähem, aga lennukaga tulles, kurat, sa ei näe mitte kuskilt sõukest korda hakkepuidu hunnikut nagu Eestimaal, eks. Aga see on kõik meie vägi. Need hiiad, need kolmekohad, need kivikalmed, kurgaanid, meie maha maidud hiidud, meie Aaria pühamehed, see on maha maidud, kes siiamaani töötavad, eks. Ja kõik on meie pärand, mina sellest ei kavatse loobuda. Minu jaoks tõmmake mind neljaks. Aga ma olen kõik, et me jääme alles. Muidugi me ei saa seda katastroofi siin hetkega peatuda, aga me saame igaüks hakata kasutama tervet mõistust. Hakata tegema kodutööd, õpime teadmisi ja hakkame tegema kõige raskem, mis meile teha on, koostöö. Me oleme nagu Paulev korjad tingriflehiga konkurentsi ühiskond. Lapsest peale, me pannakse hindeid, meid kiidetakse, meid aidatakse, meist tehakse mingid tolad, kloonikud, kes hüppavad, kargad, mingid spordivõistlused, mingid lollakamad asju, sõnaga lõpuks vaiavad Mehhiko seepealt, kurat, paanika hoog üle läheks. Ma arvan, siin tegelikult ei ole mitte ühtegi inimest sellist. Aga konkurents välistab koostöö. Sa kas konkureerid, võistled ja krabad teki enda peale, eks ju. Aga ma tõmban teki maale, temal hakkab küll. Aga temal polegi teki, eks ju. Ma ootab seda hetke, kui ma lasen natuke lõdvaks, tema paneb teki omale, eks ju. Ja nii see trammu näi käibki elu lõpuni, eks ju.
ja ma oodan seda aega, millal Eesti põllumeile enam toetusi makstakse. Vahepeal vaadati, et enam neid toetusi jaasõnaga ja see väetis kaob ära, eks ju. Ma mõtlesin lõpuks, et kurat, lõpuks ometi lõpetada selle kuradi solkimise ja maa narrimise ära, eks ju. Te kaotate mullad ära kõik sooldub, minge Hispaanias vaadake, palju seal sooldub mulda see on, noh. Keskega hüperväetamine, eks ju, noh. Siin ikka mulla järgmisest 1000 aastaks jälle ära, eks ju. Meil ei ole muld, muld on elus organism, eks ju. Muld on elus organism, seal on oma soostum. See kujuneb välja 1100 aastaga. Hakkab kujunema mingi väike kiht, eks ju. Juhul, kui sa ei sega, see mingi tangi selle üle sõida pidada, eks edasi-tagasi, mingi arvesteli ja mälaks seal ei hakka seal jamama, eks ju. Sel juhul, eks ju. Mets tekib 100 aastatega. 500 aastat on mets. 100 aastat on see rämps alles, mis tuleb, eks ju. Kõrval võeti 126 aastane mets maa. Üks on eks hektarid, ülejäänud oli mingi jama, aga ma käisin neid puid kallistamas. Selle puu väli on nii suur. Ja sa sellist puid enam ei näe siin Eestimaa veel. Nii vähe jäänud. Ja kui sa näed söökest puud, naine pani selle lindik külge ja rääkisime, et kuule ära neid puid maha võtta kuskil 15 puud ei alles. Ja jäeti alles. No ütleme, neist tuul murrab paar tükki maha. Aga see on vähe, aga ka vähe tuleb ära teha. Kui me ka seda vähet ei tee, siis me ei tee mitte midagi. Igal juhul olen mina optimistlik ja ma näen, kuidas need raskused panevad inimesi koonduma. Uuel ajastul on uus füüsika, uus matemaatika, uued teadmised. Kõik muutub. See isegi peentasandil. Meil täna on Kaevus järves jões on surnud pesi. Ehk veelaeng on pluss 240, kuskil 220. Ja vett tuleb ise laadida. Selleks oleks puhas ja inimene terve, tuleb laadida vett. Ja laeng peab olema vähemalt miinus 150. Kuna veri ei kanna vett, mis on laadimata ja laadimata vett tuleb ise organismi puhastama hakata. Aga kuni 1/6 söögist saadud energiast läheb vee laadimisele, siis soovitan kõigile osta laadimisaparaat, ise vett laadida, vesinik vett juua. Ja see puhastab teie organismi ära, paneb pea paremini tööle. Et tegelege oma tervisega, tegelege teadmistega ja hakkame proovime teha koostööd ja proovime teha koostööd uuel tasandil. Ja suheldes ma ei ole absoluutselt riigi vastu. Riik on täna vaja, sest nii palju inimesi on, kes on lootuselt riigi juures kinni, kes ei saa hakkama muidu. Mul ei ole õigust öelda, et seda riiki pole vaja või neid inimesi ei ole vaja. Aga me peame hakkama suunama protsesse. Ja riigi selles asjad hakkasid minema nii, nagu meie õigest peame. Me hoiame loodust, me hoiame tervist, me hoiame tervet mõistust. See meile olulised, eks ju. Mis jätavad meid siia alles. Ja me peame tegema nii, nagu tegid meie ülitargad isivanemad. Meil ei ole mitte midagi uut vaja välja mõelda, me peame lihtsalt välja kaevama need teadmised, neid uuesti selgeks saama, omavahel tegema selged kokkulepped, kuidas me käitume ja sel juhul meid saadab edu. Ja koostöös on oluline see, et koostööd saavad teha sarnased inimesed. Siin ilmselt on koos sarnased inimesed.
ja inimesel on selline omadus, et kui ta teeb koostööd omasugusega, siis 1 + 1 ei ole 2, vaid 1 + 1 on 7. Kui teed ette mingit asja, siis saate teada seda asja nagu, ütleme, potentsiaaliga 1. Ja kui teine inimene teeb ka sama asja, saab teha sama asja potentsiaaliga 1. Ja kui need 2 inimest teevad koostööd, teevad sama asja, siis nende potentsiaal on 7. Ja nüüd, kui on 3 inimest teevad sama asja, see on kokku kui palju? 21. 49. 49. Ja kui on 4 inimest teevad ühte asja, 243 vist, arvutage kodus, võin eksida. 4 inimest ainult teevad koos. Kõlatasandil on 4 inimest. Ja teie vastu tuleb panna 235. Teiegi mitte nõustunud, keda iganes. Sa saate aru, mis tähendab olla valge jumala laps. Mis tähendab olla ülivõimas. Te kõik olete niivõrd võimsad, niivõrd määratud, niivõrd suured, eks. Ja te täna ei kujuta seda ise ette. Teil ei ole selleks adekvaatset pilti. Aga ma võin lubada teile sõnaga, et saate kunagi teada, kui võimsad olete. Täna me oleme silmad kinni, alles ärkame. Ja väga hea, et te täna oma võimsusest väga palju ei tea, sest see lõpeks katastroofidega. Selleks, kui te saate oma võimsuse täistuuridele käima, peab olema teil juba terve mõistus. Ja see on pandud nagu meie kehale peale piirangud, et ei saa kasutada oma väga võimsat tööriistu ennem, kui te olete soovitanud mingi vaimse tasale. Et ei lõuks siin maa peal midagi väga ära, eks. Vanasti olid preestrid ja neid oli väga palju erinevaid. Igaks tegi oma rida. Ja olid ka preester mantšannikud, vaikijad. Ja nemad andsid, ütleme, preestri õpe kestis kuni 42 aastat. Ja siis mõelge, kui targad nad võisid olla. Ja mantšannikud olid siis need, kes olid õppinud ruune. No kõik preestrid, meie keel on ruunikeel. Ja nemad andsid vaikimisvande pärast teatud ruunide õppimist. Mille pärast? Sest nad said teada teadmised, mis võid selle maailma hävitada hetkega. Ütled ühe lause ja seda maailma ja neid inimesi enam ei ole siin. Ehk sa hävitasid ühe reaalsuse. See annab natuke aimu meie mõnusest. Ja meie esivanemad õpetasid alati meid, et ärge andke looduse kõige suuremat võimu, kõige suuremat looduse jõudu võõramaalastele. Mitte kunagi. Sest need pööravad selle teie vastu, teie hävitamiseks, teie kodumaa hävitamiseks, teie usu hävitamiseks. Ei, valitsuse vastu ei või mitte midagi rakendada. Valitsus teeb kõik nii hästi, kui ta teha oskab. Nad teevadki niimoodi, nagu nad oskavad. Nad ei suuda paremini teha. See, kes meile meeldib, see on ise asi, eks. Et meie asi ei ole tegeleda riigiga. Riigiga tegeleb riik ise, ametlik ja need, kes need reeglid teavad, eks. Meie ülesanne on tegeleda kogukonnaga. Meie asi on ehitada üles kogukond. See ära mehitada, eks. Ma ütlesin, on olemas ju ametikohad meil, eks. Konstaabel, majandusosakond, kes ajab äri, kes suhtleb riigiametnikega, kes teeb seda, eks. See töö on ju tasuta teha, eks. Kes see maksab selle eest? Sa pead leidma selle aja, eks. Kui sul on tahe ja sa tahad kogukonda üles ehitada oma lastele mõeldes, siis sa pead tegema seda tasuta asjaga. Hiljem tuleb kasu kindlasti. Et see on lühidalt kõik, et kui on küsimusi, püüan vastata.
kuulen. Te võtate oma teadmised suuresti veedalikus maailmas. Ainult veeda. Veedad ehk siis teadjad. Ei, veeda tähendab sõnaga on lühend veedaraast, slaavi keeles on ta olemas lühend ja tähendab särav tarkus. Veedalik kosmoloogia on vähe teistsugune kui nagu meie teame, et veedade all räägitakse väga tihti väga palju asjadest. Ütleme nii, et täna on avaldatud 5 raamatut veedadest. Plaanis oli avaldada aastast 2008 või 10 16 olemasolevat raamatut. Aga süsteem oli nii vastusõnaga, et 5 tükki on täna ilmunud ja neid on võimalik netist lugeda. Jah, ma pidasin silmas, mida on välja öeldud, et põhimõtteliselt veedalikus maailmas elame lamedal maal ja kupli all ja erinevad kuplid ja erinevad maailma üleval ja all, et kuidas sellega lugu on? See on, ütleme, siin on nagu pikem vastus, aga ütleme nii, et ma ütlen, sõnaga täpne definitsioon on nagu veeda kohta see, et vaata meie esivanemad panid alati kirja, kui mingi asi õnnestus. Selleks, et järeltulijad ei hakkaks ratast leedutama, eks ju. Täna me ei leedutame igal pool leedutama ratast ju. Küsige leedutaja Kalevi käest, eks ju. Igat asja ma ei leeduda, midagi pole, sa pead leedutama, poest ei müüda, eks ju. On ju Kalev? Väga palju asju tuleb leedutada, eks ju. Aga veeda, ütleme siis meie esivanemad panid alati kirja, kui mingi asi õnnestus. Täpselt, kuidas teha, mida teha, kas oli maagia, enam asja meil on maagia, et me teeme mõttejõuga, eks ju. Me ei tee ju, meie ei käi sõnaga tehnokraatliku tupikteed, eks ju. Ja mis praegu paneb vastu seina, eks ju. Iga kord tehnokraatia lõpetab vastu seina. 200 kilti tunnis. Ja meie esivanemad panid kõik kirja ja ütleme, veedades on täna siis kirjas kogu meie universumi planeetide ja valge rahva õnnestunud praktika. Mis jäänud selle planeedi peale. Ja kui see asi on pandud paberile kirja, eks ju, kaante vahele, siis öeldakse selle kohta veedad. Veedumast. Ja veeda raa on, eks ju, siis tähendab särav tarkus. 2 ruuni, veeda ja raa. Et ruunid on jumalate keel. Eesti keel on ka tulnud ruunidest ja ütleme, soovitan kõigil, kes tahavad teadmist saada, siis tuleb õppida selgeks ruunid. Ja ruune saab õppida ainult elavsõnaga. Veel üks küsimus, ütleksin meelest, et te rääkisite, et kõik on kirjas, mis nagu on õieti. Mis on praktikas õnnestunud. Mis on õnnestunud, jah. Aga siis teadmised tulevad ju põhimõtteliselt läbi eksimuste, läbi katsetamist, kogemuste. Selleks, et meie lapsed ei eksiks, pandi kirja ainult õnnestunud praktika. Aga kuidas lapsed arenevad? Ja see on, ütleme nii, et sõltub, mida sa tahad teha, eks ju. Et meil on, ütleme siin niikuinii see praktika täna on ju, ütleme see, et me peamegi tegema katse-eksimus meetodika, eks ju. Meil on nagu veedad on nagu ära unustatud, ära veidetud, eks ju, alles on mingi 5-6% algveedadest, eks üldse kokku. Ja seda on ka ju enamus jaoks ju pole kuulnud ja sa ei jõuagi neid on, eks ju, kunagi. Ja siis sa lähed, eks ju, kui midagi on vaja, sa lähed raamatukokku YouTube'i, eks ju, vaatad seal on ju petuvideid nii palju. Raamatukogu on ju ebaõnnestumise praktika, eks ju. Ilukirjandus on ju, kuidas asi nässu läks, eks ju. Suhe või mis iganes. Kõik on ebaõnnestumise praktika, eks ju. Mis ma loen seda Pahna sõnaga, ma tahan kohe rattaks sõitma hakata, ma ei huvita, kui sa kodarad saan siit ja siis Kalev ütleb mulle, kuidas käima saab, eks ju. Kalev teab, eks ju, mulle ei ütle, et anna raha mulle. Kalev mulle ütleb muidugi tasuta, võib-olla. Kas ma võin küsida sellist asja, et need vaktsiinid, mis need siis ikkagi olid? Oli jutt sellest? Me ütleme, mida sa usud, eks ju, kas sa usud, et on olemas haigused? Ei, ma küsin teilt, mul on igasuguseid mõtteid. Mul on hästi innetu komme küsida vastuse. Kas sa usud, et on olemas haigused? Mina ei usu, et on olemas haigused. Ma olen arstiteadusega lõpetanud, aga ma ei usu seda.
minu jaoks on olemas vaktsiinitüsised. 1880 olid juba reklaamid väljas sõnaga ärge vaktsineerige hädahaigeks. Mis siin muutunud on vahepeal 150 aastaga. Kõik on sama. Kui sa tead, mis on mingi aine toime, kui sul on lapse vaktsiinides seal formaldehüüde, millest sa pead hoiduma nagu vanakorrad välgus või silgus, ma ei tea. Et sa lased seda süstida. Kui meil on pooled lapsed on autistid, meil on 70% öeldakse, et lastel on ATH, ma ei tea, allergia, pärast süstimist, mina ei tea, võib-olla mingi vaktsiin, mis on ohud, aga mitte ühtegi vaktsiini ma endale ei lase teha. Mina sain Vene ajal 3 vaktsiini ja tänu sellele ma olin terve lapse peale haige. Mul oli 2 karvapõleeg, kopsupõleeg, see on TBC vaktsiini tulemas. Elavõbede mürgitus ja hiljem sain liigespõletikku veel. Et olen tänulik väärtkogemise eest. Aga nii me õpime siin praegult. Me ju ei unustada, et Svarovia jätkub. Ütleme, 1996 lõppes Musta Jumala valitsemisaeg ametlikult siin planeedil. Ja 2012 algas uus ajastu. Lebase ajastu jäi otsa, vale pettuse ja õppimise ajastu jäi otsa ja algas hundi ajastu ja hunt purrab lebase kaela. Kõik nad, kes need asju läbi viivad, ütleme, see on kõik õppus. See on, võib tunduda karm, eks ju, ja aga kui see eksam ära ei saa 2 kukkus läbi, eks ju, sa ei saanud aru sõnaga, et seda ei tohi sisse lasta omal pritsida, seda sured ära, suri ära, tuleb tagasi järgmine kord, mingi metsa, pane ise veel kalga. Et see kõik on, teemad õpetavad niimoodi, eks ju, midagi ei teha. Ja tänu sellele, et see on nii rängad õppetunnid sõnaga, siis me areneme lihtsalt kiiresti. Kas võib veel küsida? Mis ikkagi on selle optimismi taga? Et mis on need reaalsed lootused siis? Kas on mingi teoseks maahina, on midagi välist jõudu? Minu optimismi või? Ei, ka see üldse maailma ja Eesti kõige lootuse kohta. Et kus on need lootuse allikad? Ma mõtlen, kuidas vastata. Ütleme nii, et tegelikult optimist on see siis, kui sa tead, mis toimub, eks. Veidades on kirjas päevade kaupa, mis toimub. Iga päev, see pole ühtegi saladust. Kui sa sündis mingil päeval, mingil kellaajal, mingi asjale tuled preessi juurde, ta loeb sulle kogu su eluraamatu ette päeva jooksul seda aru. Mitte ühtegi uus pole olemas. Mitte ühtegi uus. Sinu küsimus on, ütleme, see võib-olla pigem, et mida sa saad muuta oma elus, eks ju. Just. Et vaata, keegi ütleb sõnaga, et ma nüüd tegin sinna, läksin sinna mediteerima ja elus muutus midagi, eks ju. Isegi abikaasa on parem, eks ju. Aga vaata, meil on see, et on 2 programmi. Vedad ütlevad nii, et saatus on jäik programm, eks ju. See on sul... Selle ise paned kokku üleval, lähed komisjoni ette, et vaata, kurat, sööke asi, okei, mine. Ja sünnid siia, heastad. Ja on, vaata, eestiga selle sõna kaduma läinud, on venelis gradüsse. Gradüsse on see, mis tuleb ja mida saab muuta, kus oskadaks. Ütle sa veel nii palju ette sõnaga, et selle võtmed on minevikus. Et sa ei saa tulevikku katsuda, aga sa saad minevikus, käesoleva hetkes olles saab minevikus teha muudatusi oma siin. Ja siis muutub see, eks. Aga mis see tähendab, on see, et me ju elame korraga 10 000 reaalsuses. Siin sa oled selline, eks. Kõrval paralleelreaalsuses elas sa oled täpselt samasugune. Järgmises oled sa natuke teistpäev, eks. Ja kui elus midagi muutus, eks ju. Mina neid muutusi jälginud ja ma olen 4 korda muutunud reaalsust. Et sul muutub kõik, kuni abikaasani veel. Et me saame navigeerida nende eri reaalsuste vahel, eks ju. Ja leida sobima oma arengu vektori ja minna sinna, jääda sinna.
ja vot siis kõik muud. Aga mitte mingist mediteerisin, sõin putru moosiga. Et me saadust nagu muuta ei saa, see on kiirelt niimoodi. Aga mis siis ikkagi see ühisjõud on? Miks inimesed peaksid kogunema ja kui neil on kõigil oma teekonnad ette nähtud, et mis siis on see ühisosa, mille nimel nad peaksid kogunema? Juba see on ühisosa, kui sa tuleb kokku, sõnaga, sa juba nivelleerid. Sa juba sõnaga tõmbad kokku, eks. Osa inimesi saab siin olla, eks, osa läheb minema. Tähendab, siin on mingi potentsiaal. See räägib füüsikale, siis tema saab aru, mis on potentsiaal, eks. Ütleme, praegu on selline aeg, kus ütleme veel vana aeg, eks, vana füüsika, kus pluss ja miinus tõmbavad. Nii. Aga nüüd hakkab asi muutuma, eks, ja vastupidiseks. Ja mis siis toimub? Ühel ja meel seda hakkab tõmbama. Jah. Ja vaata nüüd, ütleme, ennem olime nii, et ei, mis sina ajad, eks, mis sina ajad, eks. Igal on oma see paradigmaks, igaüks ajab omasse, igal on oma vale ego, ehk ütleme elujooksul kogetud loosungid, stereotüübid, reklaamid, kõik see jama sõnaga umistab ära ja see loob sulle identiteedi, eks. Sa pead ennast selleks. Ja ma nii õnnetu, aga ma õnnetu jälle läks, ma arvan, et no ma olen sellised veel, ma saan rohkem raha sõnaga, kes ma tunnen ennast paremini, eks, nagu nivelleerin ennast paremaks. Aga tegelikult ju, sa oled ju veel õnnetamine kokkuvõttes. Ja nüüd ütleme nii, et ja mis see inimene teeb, on indiviid, eks. See õppetund, kus me tuleme, eks ju, me pidime kogema seda äärmist eraldatust. Isegi oma perest, pered ei püsi ka koos. Ma ei räägi sellest, et naised seovad naiste hormoone või mis on beebipille ja nina läheb kinni, ei tunne õiget meest ära. Muidu tunnen 5 kildil, näe minu abiga, ma olen siin temaga mehega. Elab ilusti, eks. Et nüüd, kui ütleme, see füüsika muutub nüüd, polaarsus muutub, siis hakkavad sarnased kokku tulema. Vaata, kui palju siin inimesi kokku on tulnud, eks. Ja järjest rohkem ja sarnased lähevad kokku, eks. Ja need, kes on seal miinusmärgiga, need lähevad omadega kokku, eks. Vaata, kui palju nad ära varastavad, eks. Kui hästi nad asju jagavad, eks. Üks minister ehitab 4 maja korraga, eks. Ostab Miami'sse sinna Rannapanga alla 1,5 miljonit, eks. Et nemad tõmbavad omavahel kokku, eks. Jõuavad oma plaane, eks. Ja meie ei teeme omal plaane, eks. Ja see peabki nii olema, eks. Ja nemad teevad nii kaua, kuni nemad saavad teha, eks, oma asju. Meie peame vaatama, mida nemad teevad, eks. Me peame oma asju tegema, eks. See ongi see koostöö, eks. Ja täna me hakkame väljuma sellest indiviidi paradigmast, eks. Siis tegelikult ütleme, see on lihtsalt selle ajaakna sõnaga arengumudel, kui sa lähed täiesti eradusse, eks. Sul aurokehad lähevad ka nii väikseks sõnaga, et su aurokehad enam ei ulatu sinu lähima naabrini isegi, eks. Aga kui me oleme koos, siis meie aurokehad on koos, eks. Päevad on siin ju tohutu energiaväli, igaus tunneb, eks. Iga kuppel, eks. Et kupli kohta on nii palju, väga palju kuppel, ütleme siis, ehitis, see on, jah. Mul sügeleb üks küsimus, et kust saada adekvaatset infot ruunide ja veedade kohta, mis ei ole kuidagi ära solgitud või võltsitud või muudetud või? Mine kooli. Mine kooli. No, kool ja kooli. Ma võin sulle anda ruunitabeli, aga seda, kuidas ruuni õppida, see on nagu keeruline. Meil on ju olemas ju 144 ruuni, põhiruuni, põhimõtteliselt. Aga põhimõtteliselt see info on ikkagi alles, ei ole kadunud. On alles. Jah, ja on olemas tehnoloogia, kuidas kasutada neid. Noh, sa pead selle ruuni keele ära õppima muues, sa hakkad ise loitsu tegema, hakkad ise ennast tervendama, et ma olen 3 loitsu, ära ta sugumine mälu või mis iganes, mis sul vaja on, eks. Sa kasutad seda looduse kõige suuremat jõudu oma pere jaoks ja kaitseks. Ja kui sa selle selgeks saad, siis ei ole sul mitte ühtegi vastast.
valge rahva, miks valge rahvas on 2000 aastat on peetud sõda andnud valge rahva peale? Teine maailmasõda, mis toimus? Aarialesse öeldi, teie olete paremad, saavasele öeldi, teie olete sitemad ja läks kõik. 30 miljonit malja peale palju läks. Räägi veedadest, et kus Veda, see oleks nagu vene nimi või kust see tuleb või? See on ruun. Vene, mis see vene on, eks ju, vene on, ütleme... Vene keel vist pandi üldse ühe tsarinna ajal kokku. Ja vene keel on täna, ütleme, vaata, ütleme, ma ütlen sulle nii palju sõnaga, et sa saad aru sõnaga, et kui, ütleme, on olemas süsteemid, ütleme, on ruun, eks ju. Joonistad mingi konksu, eks ju. Ja see ruun on kujund. Meie aju töötab ka ainult ruunide peal, saad aru. Ta jookseb ainult ruunide peal. Sa mõtled ruunides. Aga nüüd sa räägid eesti keeles, eks ju. Noh. Ja nüüd ütleme, kui me hakkasime nagu degradeerima, siis hakati neid, selleks, et me degradeeriksime korralikult, siis hakati keeli nagu lihtsamaks tegema. Ruunikeel on juba jumalate keel, eks ju. See on loodusega, kõik, mis ümber näed, eks sina ise kardad üks hunnik ruune. Sa ei näe mitte midagi peale ruunide. Ma räägin, see on ruunid, eks ju. Sa kuuled ainult ruune. Aga see on pakitud nagu eesti keelde, mis on tehtud niimoodi ümber sõnaga, et kukub ikale. Ja nüüd hakkab vaatama sõnaga Ahari ruunid, eks, mis meil on, ühendruunid on ka ruunid, eks ju. Ahari ruunid, eks ju, seal on 144 ruuni, pluss lisaruunid, eks ju. Selleks, et teeb kogu töö ära, kodutöö, mis sa tahad. Seal on jõuruunid, seal on ajaruunid, seal on ruumiruunid, seal on sunmaruunid, seal on kõik asjad. Kõik ruunid. Teed omal maagilise abimehe, hakkad tervendama, hakkad maagiat tegema, mis iganes. Nüüd see teesti lihtsamaks läks Klagoolisse, seal ma olen õppinud, eks ju. Mul on selline konks kiri. Araablastel. Klagoolitsa. Ja see tehti veel lihtsamaks. Ja sellest sai siis vana vene keel, mis on sarnane serbia keelega. Serblased elasid muide siin, me pressisime nad välja. Ja vana vene keel, eks ju, ja sellest tehti siis juba saani ajal nõuga keel koos matide ja troppidega ja nii edasi. Et nagu, ütleme, ruun on siis, mis ta on? Ta on kujund. Ta analoogiline asi natukene nendele hieroglüüfisüsteemidele siis. See on meie ruunist tulnud. Kõik. Yeah. Lausekeel, liinakeel, see on kõik on üks algkeel kunagi. Kõik inimesed rääkisid ühte keel vanasti, eks ju. Siis hakkas see pihta, eks ju. Ja see piibli legend, eks ju, mis piibel on, eks ju, tagurpidi veerutud Veda, eks ju. Et, aga kes oskab lugeda ja Vedas ei pole, siis oskab piibli lugeda. Seal saab palju asja teada, eks ju. Aga seal on seda muda nii palju sõnaga, et ole parem juba originaali, eks ju. No vot. Ja nüüd see sama, sellest tuliks see nõuga keel ongi vene keel, eks ju. See on juba, siis pesobraasi, vaata, vene keeles on olemas obras, eks ju, kujund. Kujund. Ja on sõnaga pesobraasi. Kujund kadus. Pesobras. Kujunditus, jah. Samamoodi on abrasovani on ettekujutuse kujutuspildi loom. Jah, täpselt. Et sa saaks ette kujutama, mis asi. Ja nüüd, kui sina ise koos need kujundades, mõtled kujundades, sa lood kujundades, sa tahad kasutada ainult kujundite ka, eks ju. Ainult läbi nende, eks ju, kasutad ruune. Ja see, et sa ei vigaseks ennast, eks ju, ega loodust, selleks on sul olemas siis mõõt, kõik asjad ei mõõdu järgi ehk südamenõnsi järgi, eks ju. Ja kui sul on tahe, sa saad seda kasutada, eks ju. Kruunidel tahet ei ole, eks ju, ja neile pakkus Jeesus, võtke vaimuga ühes, eks ju, saate selle kaasa südamenõnsi. Tänaga ümberlegatud käivad küsimus, kuulega, et kas õpetage meile südamenõnistust, eks ju, me tahame ka, eks ju. Aga see õpetab, kui seal pole ühendus vaimuga, eks ju. Sa ei saa ju kontrollida, no. Sul on internet puudu ju. Sa saad, kui sa ennast arve puhas, kui sa ruuni keelt selgeks ei saa, sa ei saa ju oma sugulasteks suhelda üle, vaataks. Ja kes sul siis nõu annab, eks ju.
kui me hakkasime kukkuma, siis oli kirikud, mis on kõik ära võetud meie käest. Siis oli altar, eks ju, need mis altar on, eks ju. Ja 2 kivi oli 2 pool. Ja seal läks sinna keskel ilusti see sii väli, mis see kuppel tegi sinna alla, eks ju. No, lapsed pidi sinna, said terveks, eks ju, midagi oli viga. Ja panid käed sinna altari peale. Ja see oli just see koht, kus sõnaga, siin on 2 tsakrad. Ja see on sugukond ja see on kõrgmääras. Jumalad. Ja meestel on see sugukonnaga ühendus. Sellepärast ei tohi ära ajada habed. Ja juuksed on jumalate ühendus. Juuksed kasvavad nii pikas, kui jumalad. Laseb olla. No see, kui pikas sa üles on, eks ju. Ja siis pandi käsi altari peale, eks ju. Ja said otse rääkida nagu mobiiltelefoniga. Kas sul sugulasega või jumalaga kellega tahas? Et see kõik on nagu meie, ütleme, tehnoloogia, mis ma olen ära unustanud, eks ju. No see altar koolist ära pandi seal lama see rekvisiidid, eks ju, noh. Ega sa võid ju, sa saad ju kõik asja kasutada, kuidas sa nagu ise ette näed, eks ju. Et no saab, eks ju, leiva legada, eks ju, saab siga tappa, eks ju. Noh. Aga mitu tsivilisatsiooni siis siin maakeral on olnud? See on 4. ring. 4 on meil kirjas, täpselt, aastaarvudega. Aga need samad vanad ehitised, kas Giza püramiidid ja nii edasi, mitmendast need on? Küsin meie esivanade käest. Need tehti sellel ajal, kui oli kõik valgerahva tehtud. Kõik, üle maailma, iga pool. Sest kunagi elasime ainult siin üksinda. Ükskõi läksin suures sõjaks, nii lubasime mustad siia, lubasime kollasid siia. Kollased olid meil koalitsioonipartnerid. Et nad olid meil liitlased taevas sõdas. Ja punast lasime siia. Ja noh, ülejäänud tulid ise. Aga siis see küsimus oli? Tsivilisatsioonidest. 4, jah. Ja iga kord see on täpselt ühtemoodi. Ütleme, see on... Ja mitmendast tsivilisatsioonist ikkagi need vanad ehitused on, kus meil ajaloo muu... Sa võid küsima, ütleme, noh, püramiidid olid siis, jah. Et need tehti nagu energia kogumiseks ja planeedi tasakaalustamiseks. Need töötavad siiamaani. Siiamaani töötavad. Et võib-olla tänu sellele on nagu planeet alles. Ja ütlen nii palju, et see on nagu viimane piiriplaneet. Ja meie oleme nagu piirivalvurid. Et 16 planeeti oli siin meie galaktikas, kus oli nagu, kus saavad olla korraga teatavate tähtkujude seisude puhul, mis on Swarovski E, eks ju, saavad olla korraga nii teemonid kui valged demonid lapsed koos. Ja teemonid kutsutakse siia ainult meie õppimiseks, õpetamiseks ja meie õpetajad. Küll omamoodi, aga väga head õpetajad. No vaadake, noh, nad on teid pannud mõtlema, nuputama, küüsi närima ja tegutsema. No mis sa veel õpetast saad, eks ju? Parem õpetajad, väga halb õpetaja on see, kes paneb siin magama ja ära tee midagi. Ma teen sinu eest ära, eks ju. Ja ema tegi füüsika tunnis kevad oli emal füüsika 5, laps oli 2, eks ju. Aga tegelikult vist ei rääkinud seda imelugu, et kuidas teil selle autojuhi tunnistusega on? Millega? Et kes ütles, Margo, et teil pole korralikku autojuhi luba või? On ikka. Mis asi see oli, kuidas, mis olukord see on, see politseiga siis? Ei no, mina ei tea, mis olukord on. Mina lihtsalt kirjutasin avalduse prefektile, et mina sul, ma ei taha rohkem sul raha maksta, et mina kuulutan ennast kosusajaks, benefitsiaariks. Et kui mingi politsei tahab nagu ärima hakata, siis ainukene, kes raha saab, olen mina. Et kui nemad tahavad kinni pidada, siis nad peavad mulle raha maksma sellest, eks ju. Et ma tegin vastava lepingu, eks ju, nendega, kui nad kinni peavad, eks ju. Aga see oli 8 aastat tagasi ja ma ei ole puhunud, me ei ole, noh,
jätavad meelde ja ei pea sind enam lihtsalt. ei, no ütleme nii, et kui nad kinnipidased, nagu mulle see puhumine kuidagi väga imelik, sest ma üle 20 aastat juba ei joo, ei suitseta, eks ju, ja elan tervislikult nii palju, kui ma oskan, eks ju. Aga ütlevad, et kõik puhuvad, eks ju, ma ütlesin, et kuidas kõik peavad, sina ei puhu ju, puhu ka, ma puhun siis edasi. Ei, tema ei pea puhuma, mina ei ole see mees, kes ütleb, et tema peaks puhuma, eks ju, ei ole nõus, eks ju. No kõik puhuvad, mis aga äkki kõik ei puhu, eks ju. Siis ta läks vaatas oma kardateidid särgi, et head teed. Ja niimoodi on kogu aeg olnud. Paar korda nad nagu mõni närvihaigem on ka olnud, siis ma võtan kohe lepingu ja ma panen ta nime kirja ja siis ta tahab erima vaja hakata. Mul on seal nulli hästi palju, siis nulli läheb, see läheb minema. Meil on palga vist väga väikse. Noh, arve läheb ikka välja 5,5 miljonit. Leping eeldab seda, et on... Leping eeldab seda, et on mõlemapoolne nõusolek, mis tähendab... No jaa, aga vaata, mina sõlmisin tema ülemusega juba nõusolek ära. Et see ülemus peab teavitama teda, eks ju. Et meil on temaga selline leping olemas, eks ju. Ja seegi ülemus ei teavita, mina panin, et ülemuse, alluvale on teada ülemusele ja vastupidi, eks ju. Ja, mu küsimus ongi see, et kellega sa lepingu tegid? Prefektiga. Otse prefektiga, jah. Saatsin prefektile. Õnnestust teha. Ei, ma saatsin, tegin korralikku lepingu, et see väide jälle tal kõik vitab. Vägev. Peaks ka tegema. Iga kord, kui kinni peavad maksta. Ma ei tea, maksa trahvi. Keegi trahviga maksma. Aga oota, kas sa oled ka see elammees või... Ma olen elammees, ma ütlen, et... süsteemiga sa toimetad? Ei, siis ma kirjutasin kommunaalalt. Või sa tegid õige ruuni õige koha peale, et see perfekt nõus oli? Ilmselt, jah. Aga see oli lihtsalt see, vaata, et no vaata kõik nad ju ei teagi, kellel see kinni peada, eks ju, ja lihtsalt noh. Mina ka ei tea, kas see leping kehtib või ei kehti, eks ju, aga ühega ütlesin, et mine vaata, kas ma pean puhuma, eks ju, noh, siis ütlesid, no head teed, eks ju. No ja nii ka urdeta head teed, noh. Ma olen ka viisaks, ma ka lehvitan ja head teed selle. Ega sa võid nagu mõistlik olema, eks ju. Sa võid arukas olema, eks ju. Ja, sa ei tohi vihasta, sa pead mõtlema, mida ma teen teistmoodi, mida ma peaks tegema, et nii, et nagu mulle meeldiks, eks ju. Ja no, ütleme, siin sa istad, eks ju, ega sulle ei kehti liikluseeskiri, eks ju. Siis, kui sa lähed sinna sõidukooli, aga ei saa aru, kes sinna sõidukooli läks, eks ju. Vaata seal, kui sa loed selle üks superraamat, mis mul avas silmad täielikult, on frantsiisi raamat. Ja seal on kirjas, kuidas nagu see äri üldse käib, eks ju. See ongi see next level. Sa pead saama nagu, me kõik nagu hullumasid peab vastu planku ja keegi ei taha aru saada, aga kuidas need asja ajal tegelikult peaks adekvaatne ja jätaks sinust viisaka inimese mulje, eks ju. Mina tegin lepingu, saatsin ära, tagasi ei tulnud, kehtib 8 aastat, eks ju. No okei. Nüüd ühesõnaga, kui sa oled seal frantsiisi lepingu ära, eks ju, ja seal on seletab ära sõnaga, mis on võlaõigus, eks ju. Kuidas see töötab, eks ju. Ja kuidas see sõnaga sinu suhtes töötab, eks ju. Ja kuidas see peistusmäng. Ja see mäng läheb sulle huvitavaks. Ja siis tegelikult ütleme nii, et kui nad paar korda nagu ei pannud puhuma, siis ma olin nagu vähe nörd. Ma ütlesin, et kurat, lihtsalt saab poodi, mina ei saagi. Jah, et soovi korral palun minu soovi lubada mul ka puhuda. Ma olen 8 aastat mõnda puhpillis käinud ja ma puhun ideaalselt. Puhun kõik turkatki. Et ma küsiks sellise täpsustava küsimuse, et kindlasti sa oled kursis sellega, et mis eelmise tsivilisatsiooni hukutas, mis need neli nagu eelnevat hukutas. Ja ütleme, et sealt tuleb edasi küsimus, et kuidas sulle tundub, et kas me oleme hakanud kopeerima neid samu eelmiste tsivilisatsioonide tehnogeense ja nii edasi, nagu kordame neid samu vigu või kuidas sulle tundub? No ütleme vastan lõpust, et tehnokraatik ei ole meie arengutee absoluutselt.
see on seda küll, et meie meil ongi kordadame, nagu meile surutakse see peale. 3 tsivilisatsioonitüüpi, eks ole, on tehnogeenne, tehnokraatlik ja biogeeniline, eks ole. Mina saan aru ainult sellest tehnokraatlikust. Et see on nagu, ütleme, noh, kõik asjad seal pannakse tehnika peale, eks ju. Su enda, ütleme, see vaimu, ütleme, jõu kaob täiesti ära, sest sa ei kasuta enam maagiaid. Meie asi on ainult loomine, saad aru? Meie oleme, see on siis biogeeniline tsivilisatsioon, nagu ma aru saan. Meie, ütleme, võime on luua. Saad aru, ma vastan kohe see esimese küsimus ka. Et jumala asi, valge jumala asi on luua sõnaga ja kuidas loob, eks, et tema asi on see selgeks saada. Kui meie teeme mingi kosmoselaeva, eks, me õpime, kui sa hakkad 10 matemaatikas arvestama, et kuidas sõita vähitähkujust karuvõetkause, palju aega läheb, palju sa võtame tagasi üles, sa ütleme, kaotad ajas, eks. Sa vananed kiirem, tagasi üles, sa noorened kiirem, eks. Kõigepealt täpselt arvestama, millised palved sa loed, mis palvedega seda vaitmari korrigeerid, eks. Kõik käib ju ainult palvetega. See on meie tööriistad. Sa oled perre on palvetas, see lükkab selle õige sõnaga, see on surnud tsooni, kus sa enam tagasi tulla ei saaks. Kuidas arvestamine käib, eks ju? Selle aluseks on 16 aritmeetika. Sa ei saa kosmogooniat arvestada astrogeograafiat õppida, kui sa ei õpi erasõnaga aritmeetikat, eks ju. See kooli gümnatsüsteemiga ei saa mitte midagi teha. Sellega võid seda elektrikäraga posta posti ja tagasi, eks ju. Kõik. Ja meie sõnaga, mismoodi me loome sõnaga, noh, me loome mõttejõuga, eks, me kasvatame kosmoselaevad. See ei ole nagu mingi ihu, see on metall, eks ju, aga selle kosmoselaeva sõnaga omased on sõnaga, tema saab suhelda, ta on teadvus, ta on AI nagu, eks ju. Näiteks Jumal Kresseni kosmoselaeva nimi on Garuda, see on linnukujuline. Tema saab suhelda sõnaga ja tema saab ka täna suhelda, eks ju, kes oskab, eks ju. Et meie teeme seda kõik asjad mõttejõul. Ehitad maja mõttejõul, ehitad kõik asjad mõttejõul, eks ju. Aga või ikka kirvega ehitad, ei keelaks. Oleme, mis asjad oled, eks ju. Aga mis 3 eelmiste sõnaga ütleme nii, et viimane oli Fatakuu, oled kuulnud. Fataalne, tagajärg oli katastroof. Tsunami käis 3 korda üle maa ja enamus sai surma. Et ma ei ole isegi täpselt leidnud seda kohta, kui palju alles ei väidavad, oli keegi alles jäänud, aga üldiselt toodi uued valged siia. Et see oli 300 aastat tagasi. Sellel järges meil 3 kuni 4000 aastat koopelu, sest selle Patakuuga oli see jama, et seal oli soolajärved, 50 soolajärve. See mürgitas ära meie ookeanid, tegid soolad, tekkis soolvesi ja vaatal oli ka, ütleme, mürgis metalle ja see kogu see gammajaa nagu tõmbas veel mürgipilve üles. Aastasadu oli sumu, päikest ei tulnud läbi. Ja meie esivanemad sellest aastast me maandusime tohutult palju, hästi kiiresti. Ja elasime maalastes linnades. Kurat seal Türgis käinud seal, mis kurat jõuksud tuhanduse. Iga poole need maalased linnad, suured linnad on, noh, 7, 8, 800, ma käisin seal linnas ja päikest ei olnud, siis tehti päikserotas, mis nagu andis seda aspektit, mida meil tegelikult vajame, eks. Me oleme selle planeediga, meie DNA on adapteerunud ja selle planeediga nagu harjunud, eks. Need, kes olid hiljem siia, kes on siin alles 500 aastat olnud, eks. Ehk siin nagu meie tööviljade veel parasiteerivad. Nemad ei ole adapteerunud ja nendel on vaja, eks ju, siis kullaenergiat, nad kannavad kulda hästi palju, eks ju. Aga valge rahva metallne hõbe. Ja kõige võimsam hõbe on kuuhõbe. See ei ole sellest viimasest kuust, vaid see on eelmisest kuust, 4 kuust, mis kukkus alla kuskil, ma võin eksida, aga 140 000 aastat tagasi. Aga vaata, kutsus 13 000 aastat tagasi alla. Ja seal tuli see sõna fataalne. Et 3 aastat, mis said kannibaalid, juua ei olnud midagi, kõik oli mürgine, viljad olid mürgised, sai süüa, meie esivanemad hakkasid liha sööma. Ja joodi verd.
sul ei olnud üldse vett. Kuidas elati, ma ei kujuta ette, 3-4 aastat kujuta ette. See on see kiviaeg koolis. Ja siis hakkasime nagu korrastama, me saime mitu korda jalad alla. Aga ütleme siis Svologi jõe on siis ütleme kokku tegelikult arvestanud 7 eluringi, nagu Jumal Perun ütles. 7 korda 44 aastat on siis 1000 aastat. Ja see nüüd saab otsa, sõnaga, see viimane ots. Aga ütleme, see kammaja käib juba pikka aega. Ütleme, noh, varasi tulid 5700 aastat tagasi siia Lankale. 200 aastat tegi kinesi eksperimenti. Lõid omale kehad ja lõid igasugused kimääre asja, palju pilte on alles. Tegid katseid, siis läksid Indiasse, segunesid nekrootsete eluvormidega ja siis hakkasid üles minema. Tiiruga. Ja ariimid ehk hiinlased oli siis üks esimese rahva, kes nagu pärast Indusi siis tehti 1-0. Ei, kõige suurem degradaator on meie segunemine. Kui me saame, minul on niisugused õredad, minu vanaema ilmselt ahviga seksinud või vanaisa, ma ei tea. Ja mul on käel karvad, eks ju. See on kõik sellest sõnaga, et keegi on seal pläki pandud, et ahviga on seksitud. Aga veri on meie täpsete kandja, et kui te hakata kunagi päris anatoomiat õppima, mis on seal tohutult palju huvitavaid asju, saad aru, mis tähendab luu, eks ju, mis tähendab luuõdi, sõnaga luu on resonaator, mis võtab jumaliku teadmiste kiiruse sageduse vastu, annab seda edasi luuõdile, mis võimendab seda ja see antakse verre, sõnaga sealt kaudu jõuab asi juba üles. Et täpselt kirjas on olemas. Ega jah, ma ütleme selle viimase 3000 aasta kohta on üsna täpselt andmed olemas tegelikult. Ja ka rahvaste kohta ja ütleme ka siin ütleme, on olnud siis 3 põhirahvast, valget rahvast on olnud läbi aegade, kes seal ingringel saagad loeb, siis sealt saada veel lisasõnaga. Kas siis enne veeuputust tapsasid siin samasugust olendid ringi, nagu me siin oleme või teistsugust? Siin on hästi palju olnud erinevad. Siin on ju ütleme, olnud megahiigud ja hiid olid alles hiljuti, ütleme 1580 oli Bulgaarias mingi hiid, kes tõmmas tamme maast lahti ja lõi elevandi surnuks ja sai terve elevani korraga ära ja teinekord ka 2 sõnaga. Et tema oli ainukene, kes oli heatahtlik. Hiid olid pahatahtlikud. Ja kus nad on pärit, kui te võtate nagu meie seal astrokosmoloogia, siis seal on olemas need Midgard-maa, eks ju, need allilmad, eks ju, kõik planeedid, eks ju. On olemas see Jotunheim, eks ju. Üks vene kutt tegi väga head videod selle kohta, super head. Ja tegi seda Skandinaavi eedade järgi. Eedan on vana Veda, ehk vanem Veda, eks on Veda, Skandinaavi Veda. Ja Jotunheimis elavad hiiud ja siin on need tulemaailmad ja siin on kõik, enamus tegelasi on ka siit läbi käinud, eks ju. Aga nad ei ole nagu meie keeleks jäetud, eks ju. No, nagu jumalad mängivad, eks ju, kõik see, mis te näete, on jumalate mängud, eks ju. Vaadatakse film ära seal, mis on Venemaal keelatud jumalate mängud, eks ju, Sadorno või film, eks ju. No seal on palju asja läigib ära, näitab artefakte, väga huvitav, eks ju. Nad panevad nagu maale lauale, paneme need tupud, eks ju, vaatame, mis siis saab, eks ju. Ega ütleme, ainulooja ainukene mõte on saada mingi, kõik asjad on ära tehtud, eks ju. Ja 1000 korda, eks ju. Ja selleks, et ta kasvaks, aga tema asi on kasvamine, eks ju. Selleks ta peab saama, no, veel ühe mingi variandi, eks ju, mida pole varem olnud, eks ju. Ja ta panebki erinevaid tuppe, eks ju, vaatab, paneme need kaklema, paneme need kokku, eks ju. Ja jälle pühivad ära, jälle uus mäng, eks ju. Et viimane kuu oli Svatokuu ja teine kuu, esimene kuu, mis alla lasti, mille lasi Starspok alla, siis hiljem jumalaks sai. Oli 140 000 aastat tagasi.
ja sellega oli samuti suured katastroofid. aga see oli hästi kiire pöörlemisperioodiga, minu 7 päeva asjad. ja need 3, ütleme, meil oli tegelikult 1 kuu, siis Tei planeet, kus elavasid neegrid, mustanahalised, mis on nagu päiksele järgmine planeet, millest täna on siis alles ainult asteroidide vöö ja seesama asteroidide vöö pühkis ka Marsi atmosfääri ära. ja Tei planeedi, minu arust oli Tei kuu toodi siia ja siis 1 kuu toodi veel kuskilt siia ja need 3 kuud pandi omavahel niimoodi liikuma, et see on ulme. muidu meestele see ei ole nii huvitav teema, aga naisele on väga huvitav teema, sest meil on 2 tsakrat, on Lada ja Leila ja meestel on vastupidi, eks ju. ja naistel on, ütleme, see Leila tsakra seotud selle Leila kuuga, mis hästi alla, aga mis astraalis on olemas, eks ju, ja kui naised teevad mingit maagiat, siis nad kasutavad seda tsakrat. et see on nagu naisele on oluline kuu ja naistele üldse kuud on nagu olulised. Teate, jah? Mul on üks mõte veel, et kas kuidagi, jah, et see Jumal kui selline nagu suht abstraktne asi, et kuidas sa, vaata, kas on abstraktne asi või? Ta on kui see algiline. Jumalal on nimi, nägu ja tegu, nad on läbi ajaloo silmapaistvad isikud, kelle nimi kõlab. Unustaks nimi ära, aga Jumal, tänapäeval võib igaüks ennast Jumalaks pidada ja peetaksegi. Ja kollektiivil on komme otsida Jumalat. No, sa võid pidada küll, aga kui sa nagu välja ei kanna, siis ei ole mõtet, eks. Keegi näitab, ütleme, vaata, ma saan su küsimust aru, ütleme nii, et kõigil jumalatel on nimed olnud kõigi algaegadest. Just, ja sellepärast ühesõnaga, et oleks mingi selle stihia ühine märk, eks. Ja kui mina mõtlen Peruni ühesõnaga, siis sina mõtled ka, et välk on Perun, mina mõtlen Perun. Keegi küsis, mis see vahelduv vool on, Peruni 1 energiat on vahelduv vool. Ta on 4 energiat. Tema valitseb seda, tema valitseb sellepärast, et taadis jookses vahelduv vool, juhul kui panna sinna vahele mingi kuradi asi, eks. Sest nimetu Jumal annab väga hästi raha kühveldada oma taskusse. Jaa. Aga vaata, see on see sõnaga, et mis, ütleme, ma ütlen viimase sõnaga, et mis faasis me Jumalat vaatleme, eks. Et kui ta on selline pooljumal, eks, nagu täna, eks. Siis on nagu üks asi, eks. Nüüd, kui ta teeb siin nagu selle rea lõpuni, eks ju, siis ta läheb leegiks, see on teine asi. See nagu keha enam ei oma, eks ju. Ja ütleme, täna, siin me nagu nimetame, see on nagu iga nähtuse asja eseme taga on mingi mõte, mingi jõud, stihia. Ja selle stihia nimed me nagu lepime omavahel kokku, et see on Perun, see on Darshbog, see on Leila, see on see, eks ju. See on sama aru, sõnaga me räägime ühte keelt, eks ju. Ja ütleme, aga ma näitan, kuidas nagu Kalev edasi areneb, eks ju. Kalevis saab siis, kui ta käib selle tee lõpuni, saab leeg, saab arleeg, saab aran. Aran on ütleme siis juba nagu kõrgemad tegelased, aga nad võivad ka siia tulla veel appi, oma sugu on ranni aitama, eks ju. Ja siis see järjest kasvab, eks ju. Ja temast saab planeet. Nii nagu emaka maa on täna, eks ju. Naisprintsiip. Järgmine on temast saab päike ja ta sünnitab ise planeedid, tema lapsed. Ise temast universum, see temast galaktika, see temast metagalaktika ja kui hästi läheb, siis on temast looja. Ta loob uue reaalsuse. Meil on täna uus reaalsus, eks ju. Vana reaalsuse kohta meil on õpetused olemas. Tõesti põnev sõna, kes väga paljud olendid, kes täna on siin, ligi 700 000 olendit kalalindu on transporditud sealt siia otse. Ei ole keegi hakanud uusi looma, vaid toodi otse niimoodi. See on võimalik. Me elame võimalust maailmas. No, mina tean oma kogemusest seda, et igal väljal on mingi mehaaniline seos või tagapõhi ja vastupidi. Igal mehaanikal on mingisugune väli ja mis iganes. Et nähtav ja mitte nähtav, käega katsutav ja mitte katsutav on alati omavahel seoses. Aga tänaseks vist sääsed hakkavad sööma. Jah. Meil on veel siin
järgmised etapid veel ees. Esinejad seda tööd. Tervist. Mina tänan. tänud.